Lähis-Idas toimuv sõda tõstab hetkel üle maailma naftahinda eelkõige seetõttu, et Hormuzi väinas on laevaliiklus peatatud. Ainuüksi sellest ühest väinast liigub läbi 20% maailma naftast, mis tõttu on kütuseturud närvilised ning läbi postihindade on see jõudnud ka juba lõpptarbijateni. G7 juhid arutavad hetkel võimalust leevendada hinnatõuse strateegiliste reservide arvelt, mida on maailmas kokku üle miljardi barreli. Si vous les libérez, évidemment, on ne va pas tout libérer du jour au lendemain, vous faites circuler du pétrole dans le monde. Et donc, vous diminuez la pression. Et on l'a vu, c'est pour ça d'ailleurs que le pétrole sur les marchés a baissé depuis 3 jours. Évidemment, ces stocks ne sont pas infinis, donc il faut le faire avec parcimonie. Le milliard de stocks dont je parlais tout à l'heure. Et il faut donner un message très clair, qui est que si on ne peut pas réouvrir le détroit d'Ormuz tout de suite, on va le remplacer par d'autres pétroles qui viendra d'ailleurs et qui va circuler dans le monde. Prantsuse rahandusminister toonitas, et reserve tuleb kasutusele võtta 30 liikmesriigis koordineeritult. Eestil on olemas vedelkütuste varusid veidi enam kui 90 tavatarbimise päevaks ehk suures pildis 3 kuuks. Meie varude eest vastutab Eesti Varude Keskus. Veel eelmisel nädalal oli Varude Keskuse juhatuse esimees varude kasutamise osas skeptiline, sest selleks olevat vaja juba suuremat tarneraskust, mida hetkel veel ei paista. Meie peaksime olema siis need, kes mõnes mõttes selle kriisi ära tunnetavad, et kas see on tekkimas või mitte ja sellest siis informeerime, eks ju, Kliimaministeeriumit, ka siis vastav nõuandev kogu on, eks ju, loodud erinevatest ametitest. Ja see omakorda siis veel teeb oma ettepanekud, eks ju, ühel hetkel Vabariigi Valitsusele, kui selleks peaks vajadus olema. Ja mida ma siis täna saan kindlasti öelda on see, et Varude Keskus loomulikult kogu selle Lähis-Ida kriisi vaates hoiab silma peal selle olukorral, mis Eestis toimub, mis maailmas toimub ja turuosalistega oleme igapäevases suhtlemises, nii et saan küll siin kinnitada täna, et turuosaliste poolt ühtegi indikatsiooni tarnekriisiks kindlasti ei ole. Kuigi iga riik võib varude kasutamise üle otsustada ka iseseisvalt, siis täna see variant laual ei ole. Peaminister kahtleb, kas varude kasutamine üldse postihindadesse jõuaks. Ja meil varustuskindluse muret ei ole, pigem on hinnatõusu inflatsioonilaine see, mis Euroopat ja laiemalt maailma tabab. Varude käiku laskmisel selle otsustab Energiaagentuur tervikuna ja siis see puudutab ikkagi kõiki liikmesriike, nii et seda tehakse siis solidaarselt ja koos, et sellele ületuru mõju oleks. Nii et Eestis tähendab see seda, et varusid lihtsalt roteeritakse. Varude Keskus ühel hetkel soetab jälle uued varud ja varud saavad jälle olemas olema.